Eesti Discgolfi podcast Tiiaeg. Tere head diskisõbrad, fännid, entusiastid ja fanaatikud. Oled asunud kuulama Eesti Discgolfi podcasti Tiiaeg. Minu nimi on Roger ning toon teieni Discgolfi taskuhäälingu, kus annan ülevaate viimastest põnevatest juhtumistest diskimaastikul. Räägime naisega, kes hingab sporti hommikuks, lõunaks ja õhtuks. Ta on multitalent, kelle positiivne energia lööb kogu ruumi särama ja tekitab tunde, et peaks nüüd kindlasti trenni minema. Saate lõpus esitame meie külalisele ka ühe küsimuse, milles palume tal Discgolfi sügavustesse sukelduda. Nii et sootsad taganttuult kätte on jõudnud Tiiaeg, läksime. Kes on kõige parem kitarristist discgolfar? Võib vist öelda, et Kristin Lätt. Olenemata, kas ta ka päriselt kitarrimängu valdab, on tõsiasi siiski see, et möödunud nädalavahetusel toimunud Music City Openil peale väga dramaatilist lõpplahendust soomlase Silva Saarineni vastu suutis Kristin taaskord ühe võidu enda saldosse juurde saada. See võistlus on tuntud selle poolest, et esikoht saab endale uhke Gibsoni kitarri. See ei ole ka Kristini esimene kitarr. Ta on suutnud selle võistluse kinni panna juba 3 aastat järjest, mis tähendab, et kitarride kollektsioon on juba tõsise kitarristi mõõtu. Soome kauboi Niklas Anttila näitab meeste arvestuses USAs, milleks Euroopa on võimeline. Ta on võitnud 2 järjestikku Disc Golf Pro Tour etapi, täpsemalt siis The Open at Austin ning Music City Open, millega on kaasnenud tema auhindade riiulile uhke kaabu ja eksklusiivne kitarr. Ei tea, kas nad kunagi Kristiniga koos ka mõne Wonderwalli või Sweet Home Alabama mängivad, kuid Niklase eeskuju seab väga tugeva eeskuju siis kõikidele Euroopa meesdiscgolfaritele maailma discgolfi tandril. Me jääme ainult ootama, millal mõni eestlase püss samamoodi paukuma hakkab. Ja natukene ka Eesti võistlushooajast, mis algab juba sel nädalavahetusel Holstre Pollis. Juba mõne päeva pärast toimub esimene Eesti Discgolfi Liidu Pro karikasarja etapp, kus selguvad esimesed võitjad Eesti tippude seast. Järgmine etapp, mis on Pro-sarjas teine, kuid harrastajate sarjas esimene, toimub juba 26. 27. aprillini Jõulumäel. Seega, kui sa veel ei ole kirjas, siis peale podcasti kuulamist julgelt nimi kirja ja näeme rajal. Aga ütled, et need võistlused pole mingil põhjusel sulle, no pole hullu. Head noored, endine Snap sai uuenduskuuri ning kannab sel hooajal nime Snack Pro noortesari Powered by Innova Europe. Igas maakonnas toimub üks eelvõistlus, mille parimad saavad pääsme 22. mail Tartus toimuvale suurele finaalpäevale. Seega, kui meid kuulab mõni liikumisõpetuse õpetaja või kooliõpilane, siis mine uuri näiteks Eesti Discgolfi Liidu Facebooki lehelt, et näha, millal sinu maakonnas noortesarja etapp toimumas on. Aga see pole kõik. Oled sa oma koduse rajal nädalamänge juba teinud piisavalt ning tahaks midagi, mis ei oleks päris karikasarja mõõtu, kuid siiski paras pingutus sulle. No tutvustame esmakordselt Eestis startivat Luxador discgolfi rahvaliigat. Etappidel saad kogeda suurvõistlusele omast korraldust ajastatud tiiaegade ja divisionipõhiste puulidega. Samas säilib siin nädalamängudest see õhkkond, kus sa saad sõpradega mängitud ringidest tuttava koduse tunde. Märksõnadeks sõbralik mõõduvõtt ning elamuste jagamine. Seega, kui su Metrixi reiting on kuni 900, eeldatavasti alla selle, siis Luxador rahvaliiga on just sulle. Kuid nüüd, daamid herrad, podcasti stuudiosse on jõudnud üks väga äge isik. Ma teen siia algusesse kohe selle nalja ära, mida see inimene on kuulnud ilmselt, ma arvan, 10, kui mitte 100 kordi. See episood saab olema raju. Minu vastas on naine, kelle jaoks sport ja liikumine on elu armastused, vähemalt ta nii on öelnud. Ta on turundaja, pikaaegne podcaster, õhtujuht, värbamise vanem konsultant, endine Nike Master Trainer ja ka kunagine TTÜ tantsutüdrukute treener. Ja ilmselt see list on veel pikem. Teie ees on, teen talle omaselt, kes kunagi Be Firsti on kuulanud. Teie ees on Sandra Raju! Juhu, tšau Sandra! No tšau! Kuidas sul läheb? Kuule, mul läheb aus vastus, jah? No proovime nii ausalt, kui suudad. Inimesed ei näe sind ju, nii et me näoilmed ei tea. Täna on hea päev. Täna on väga hea päev. No algab väga põnevalt, ma loodan vähemalt sulle. Iga hommik äkki ei käi podcastis? Ei, iga hommik tõesti ei käi. Et olin
omajagu üllatunud, et sa mind kutsusid tegelikult. Ma arvan, et see on väga põnev kogemus nii sulle, mulle kui ka äkki kuulajale, kui sa lõpuks oma diskikogemustest räägid. Aga me räägime täna ka väga palju spordist, aga alustame kõigepealt sellest. Ma lugesin ette päris pika nimekirja, millega sa tegelenud oled. Mis sa veel siia juurde tahaksid lisada? Kas on midagi, mis jäi puudu, mis on olulist? Kusjuures, kui sa kõiki neid asju ette lugesid, siis ma mõtlesin, vau, ma olen tõesti päris palju teinud oma elus, et ma sinna kindlasti midagi läheks, aga ma arvan, et sellised põhilised asjad said üles loetud. Et... Kui ma su LinkedInis käisin, siis mul tekkis endal veidike alaväärsuskompleks korraks vaadates. Sa tegid preppi, nii et sa käisid LinkedInis. Wow. Ma vaatasin sealt algusest lõpuni kõik ära, ma vaatasin viimased 3-4 artiklit, mida sa oled, kas siis keegi on sinust kirjutanud või sa ise oled kirjutanud. Ja ma kuulasin mõne podcasti ka ära, kus sa oled olnud, nii et ma sain midagi väga põnevat sinu kohta teada, millest me küll täna ei räägi, aga mulle oligi väga põnev kuulda sinu kohta erinevaid asju. Nii et natuke tegin, jah? Väga huvitav. Nii et alustame siis võib-olla sellest, et lähme väikese Sandra elusse. Kui Sandra oli alles noor neiu, kas oli juba siis nii, et lapsepõlves kuskil, ütleme, lasteaia eas näiteks juba oli siuke kirg, et tahaks sporti teha, joosta, liigutada? No kuna ma olen maalaps, siis ja võib-olla sellest põlvkonnast, kus teleka käima panek oli selline omaette väljakutse, eks ole, et see on kõige lihtsam asi. Nopust ja pidid otsima neid sagedusi. Põhimõtteliselt, jah. Siis mina ikkagi veetsin suurema osa oma ajast õues, kui ma ei olnud koolis. Ja see sport, ma arvan, tuli ikkagi läbi sellise pooliku sundimise, läbi siis ma võin praegu öelda tänu minu vanematele, et ma olen tänaseks väga tänulik, et nad ikkagi mind utsitasid ja surusid ka veidike. Et ma usun, et see on see, mis on andnud mulle kindlasti selle tõuke, et pluss see, et nad olid ise ikkagi, ja on siiamaani väga sportlikud. Et tänase päevani minu üheks suurimaks eeskujuks ja inspiratsiooni allikaks on minu isa, kes iga kord, kui ma olen siis kodus Rõuges, teen väike promo Rõugele, nii nagu ma alati igas podcastis teen, minge suvel Rõugesse, maailma kõige ilusam koht. Et kui ma kodus Rõuges olen ja ma olen kuskil teises toas ja ma kuulen, et isa teeb niimoodi, siis ma tean, et siit tuleb, okei, ma olen käinud trennis ära. Ma olen teinud selle jõusaali trenni ära. Ja ta teeb seda jätkuvalt, mitte see, et ta seda hullult naudiks iga päev, aga lihtsalt sellepärast, et ta teab, et ta peab seda tegema. Ja minu arust see on selline mõte, mida ma ka ise enda liigutamisel aeg-ajal kasutan, sest nii nagu ma seda tänast saadet alustasin, sa küsid, kuidas mul läheb, ma ütlesin, täna läheb hästi. Kõik päevad on erinevad. Mõni päev on suurepäraselt hea, teine päev on selline, et oh my god. Aga mis teeb ühes päevas siis hästi alanud päeva sinu jaoks? Hästi alanud päeva. No hetkel me salvestame 9:30. Siis, kui ma olen hästi maganud. Oi. Sest et minu jaoks ikkagi uni on number 1. 8 tundi tuleb täis. Peab tulema. Muidu ma olen koletis, et okei, ühe päeva saab hakkama, aga kui ma ikkagi mitu päeva järjest olen... Aga kas sul une puhul on vahet ka, et kui sa teed kella 8 alates õhtul kella 10 või sa teed selle 8 tundi alates öösel kella 1, on selles mõttes vahet ka? On ikka, tunnetan seda vahet. Mul on siuke pisike vidin, te ei näe praegu, aga see on vidin ümber sõrme. Uhke sõrmus, jah? Mul on see uhke sõrmus, mis on väga tark ja ma olen väga tänulik talle, ta on mind palju õpetanud. Ma saan sind kohe küsida, ma olen ka ihund ammast selle peale, aga ma olen vaadanud natukene reviewsi nendel asjadel ka, et nad võiksid veel natuke areneda, mis sinu kogemus selle targa sõrmusega siis on. Mul pole millegi muuga võrrelda ja ma olen siuke, et keegi soovitab kuskile. Okay, aga võrreldes nende nutikelladega? No eks nad tuubeldavad teineteist. Ma kellaga ei maga, ma selle sõrmusega magan, et see tõesti nagu annab head, aga vahepeal ta paneb ikka võssa ka. Aga see põhjus selle ostmiseks oli? Mulle meeldivad vidinad, sest ma tahtsin. Lihtsalt tahtsid. Aga mida ta sul siis jälgib? No mina peamiselt jälgin sellega und ja siis oma üldist sellist nagu taastumise taset, et ta on päris tark, ta õpib sinu kohta päris täpselt sind analüüsima ja see on lihtsalt aidanud mul endast paremini aru saada. Ja lisaks, kuna mehed ja naised on natuke erinevad, meie kehad on erinevad, meie naistel kas või kuutsükkel, eks ole, hormonaalsed tasemed on erinevad, meie kehad nagu toimivad hoopis teistmoodi, siis tegelikult see on aidanud mul ka endast paremini aru saada. Nii et soovitad teistele, ma seda aru? Miks mitte, jah. Kui olete siukse vidinate ja tervise fännid, siis ma arvan, et see
annab kindlasti mingisuguse lisa. Ja lisaks ka siuke võrdlemisi stiilne aksessuaar. No minu arust ka, absoluutselt. Sa rääkisid vanemate eeskujust. Me veidi hiljemas blogis siin tänases saates kindlasti räägime ka sellisest noortespordist ja vanemate mõjust, aga kuna sa juba mainisid, ma tulen selle juurde kohe, et ikka jälle mulle tundub, et ühiskonnas me aina rohkem hetkel räägime sellest, sest laste rasvumisprotsent on muret tekitav. Meil hetkel Eestis pooled ikkagi on ülekaalulised juba enne esimesse klassi jõudmist meil lastest ja noortest siis Eestis. Nii et ikkagi see vanemate eeskuju, et sa kas või näed, eks ole, väga noorest east juba enne lasteaeda ka ilmselt, et sul on ema või isa või ideaalis mõlemad, kes on altid liikuma, kes võib-olla valivad jalutamise auto asemel või kes kas või soodustavad nädalavahetusel minemast kuskile värskesse õhku. See ikkagi kandub kaasa ka sinu kogemusel, see on siis nagu küsimus ja arvamus mul korraga. Täiskasvanu elu on nii või? Ma arvaks küll, sest et eks need on sellised mõtteviisid ja mustrid, milles me kasvame ja me ju peame kuskilt õppima, mudeldama, nii lapsed eriti, eks ole, aga täiskasvanud samamoodi, et ma usun, et sa isegi tunned aeg-ajalt, et vaatad kedagi, kes teeb midagi ja siis mõtled, äge, tahaks ka proovida. Kui mitte seda sama asja, siis võib-olla ta innustab sind kuidagi teisiti, et me ei tohiks kuidagi alahinnata seda eeskuju, et näiteks kui ma ka Be First podcasti tegin, siis mul käis vahepeal külas selliseid väga ägedaid noori, kes ma olin suu lahti kuulasin ja mõtlesin nagu, kuidas nad niimoodi mõtlevad ja siis nende point oli see, et aga meie inspireerime oma vanemaid, et me läksime koolist koju, kui me räägime näiteks prügi sorteerimisest või mingist liikumisteemalistest asjadest, et me ütlesime vanematele, teeme nii ja sai ka nii tehtud, et eks see inspireerimine käib mõlemad pidi, aga mida nooremad lapsed on, seda rohkem on ikkagi vaja vanemate eeskuju. Siin koroonaperioodi ajal oli muidugi see prügikõnd oli ka ääretult populaarne, eks ole, et minne tee sammud ja samal ajal korra prügi. Täpselt, blogging on selle asja nimi. Blogging, olid sa seal suur fänn või? No ikka. Aga teed sa seda siiamaani, sest mulle tundub, et mõni selline koroona ja mingi põnev avastus, mida võiks teha, on kuidagi nagu jäänud unustuste hõlma nüüd? Mitte väga, aga kui ma, ütleme mitte väga teadlikult, et aga kui ma ikkagi tänava peal ringi kõnnin ja ma näen, et mingisugune krõpsupakk või võileiva karp on maas, siis ma tõstan selle üles ja ikkagi viskan selle prügikasti, et muidugi, kui seal on ümber prügikasti on kõik see laiali, et siis seda ma koristama ei lähe, et aga kui ma näen, et midagi on, mida ma saan teha, siis ma teen. Ma mõtlen endagi kogemusest, et sel ajal sai ühe noorteorganisatsiooniga rohkem koos oldud, mille raames vist ka meie sinuga esimest korda, kuna Arvamusfestivalil kohtusime äkki juba 7-8 aastat tagasi, siis aeg ikka lendab. Et tol ajal ma mäletan, oli suitsukonide korjamine oli vähemalt see asi, mida meie proovisime, siis läksime tiimiga välja ja korjasime suitsukonisid. Nüüd aastad edasi, vahepeal sai ka avalikus sektoris töötatud, no ei mäleta kordagi nende aastate jooksul, et oleks üldse kuskilt tulnud sellist initsiatiivi, et kuulge, et lähme kõik koos jalutama õues. Küll jalutamise koosolekud on populaarsed tänapäeval, eks ole, aga see, et lähme jalutame kõik koos, kui on inimesed ühes kontoris või sarnases piirkonnas ja korjame prügi võib-olla samal ajal, ei ole enam nagu sellega väga kokku puutunud. Eks see käib, ma arvan, et need asjad käivad kuidagi lainetena, ja väga palju sõltub nendest inimestest, kes asju eest veavad. Et ma olen... Kas jaksu on, jah? Jah, sest et mingi hetk ka iga entusiastlikum inimene mingi hetk ta lihtsalt väsib, kui sa väga palju teed ja annad, et mina siiamaani arvan seda, et tegelikult terve see maailm püsib entusiasmi peal üleval, et kui inimesed teeksid ainult asju raha pärast, sellepärast, et keegi maksab, annab, kiidab, siis päeva lõpuks ei saaks mitte midagi tehtud, et see peab olema mingisugune sisemine põlemine, mis ma tegelikult arvan, on ka üks põhjuseid, miks Eesti discgolf on lihtsalt nii tasemel praegusel hetkel, miks Eestis tehakse mega lahedaid võistlusi, on entusiasm. See, et mingid inimesed, kes on ka minu arust nagu vahetunud ju aastate jooksul, eks ole, tulevad uued lained inimesed peale, et see ongi põhjus, miks asjad arenevad, nii et... Jah, European Disc Golf Festival, mille nii-öelda eelkäijaga sina ka oled kokku puutunud Tallinna lauluväljakul tõepoolest 4 meest ja seal see vabatahtlik armee, kes tuleb ja tahab olla sellest, ei öelda ilma asjata, et see on maailma parim discgolfi võistlus. Inimesed teevad täie rauaga ja suure entusiasmi pealt. Väga lahe, jõudu neile. Et näidata. Kuule, aga sina oled nüüd elus proovinud väga-väga paljusid spordialasid. Lähme uuesti korraks algusesse. Mis see esimene mälestus on? Mis külg hakkas?
Ujumine, ma arvan, et see oli ujumine ja see on selles mõttes äge spordiala, et me siin elukaaslasega värskete lapsevanematena ikka arutad teinekord ja mõtled, et huvitav, et kas nagu temast saab kunstnik või muusik või sportlane ja kuna mina küll harrastussportlasena, aga sport on ka minu elus olnud ikkagi lapsest saati ilmselt ka tänu sellele, et ma olen astmaatik sünnist saati, ma pean liikuma lihtsalt, et mu tervis püsiks. Et siis mõtled ka, et tahaks ikka, et tütar siis ka liiguks. Okei, ta ei pea tegema neid spordialasid, mida mina teen, aga tore oleks võib-olla kui võrkpalli prooviks, aga samas ujumine meil mõlemal kaasaga siis see asi, mina ei ole tegelenud ujumisega ja ma olen selline appi upunenud stiilis väga hea koha peal oli ja kui jalad puudutavad maad aga see on täpselt see asi, mida tahaks nagu lapsele tõesti esimese asjana õpetada. No see on selline oskus, mis ei ole nagu ainult spordina vaja, kasulik, aga on ka igapäevaelus. Õlad ka tugevaks, jah? Teeb õlad tugevaks, väga nagu parandab ventilatsiooni. Hinga tõesti. Mina olen oma nina hädadest vahepeal sellest lahti saanud põskopapõletikust, sest et lihtsalt puhastasin selle nina läbi ujumise. Aga kas sa läksid siis nagu trenni päris kuskil seal Rõuge kandis või? Tead, minuga on olnud selline lugu, et kuna minul on olnud selline õnnistatud seis, et minu mõlemad vanemad olid õpetajad selles koolis, kus ma põhikoolis õppisin ja lisaks minu isa oli seal ka veel direktor. Nii et põhimõtteliselt mina pidin tegema kõiki võistlusi, või spordivõistlusi, mis üldse teha sai, sest et keegi peab ikka minema, Sandra, sina lähed. Ja ujumine lihtsalt oli ükskord, mida keegi väga ei tahtnud teha ja siis muidugi Sandra lähed. Meil korraldati põhikoolis korra nädalas, pandi lapsed bussi ja viidi Väimelesse, see on siis ligi 25 kilomeetrit Rõugest, sõitsime siis ujuma ja siis meil tehti seal trenne. Mingis mõttes hakkas külge ja ma olen ikka viskan seda nalja, et ma olen 4-kordne Võrumaa meister, sest et nagu väga teisi minu vanuseklubis ujumas ei olnud. Et ma siiamaani need medalid on veel alles ja ma arvan, et eks see selline tähelepanu ja need medalid ka ikkagi nagu väga inspireerisid. No need on ikkagi tiitlid, mida ei saa keegi sult ju ära võtta. Ei, täpselt nii. Ja aga see on ikkagi põnev dünaamika. Ma tean, mul endal klassivennal ema oli meil matemaatikaõpetaja näiteks ja kõrvalt vaadates seda dünaamikat vahel on veidi nagu naljakas ja kummastav. Ja ma mõtlen, et kui sinu vanem on veel direktor ka, et kas ma ei tea, kas sa siis koolis pidid kogu aeg sirge seljaga ringi käima, et ei saanud lubada ühtegi plekki endale või? Ja ka koolist väljas. Pole ka ime, et nii väga tahtsin kolida kohe Tallinnasse, kui ma koolit lõpetasin. Ei tea tõesti, miks ma olen tahtnud olla kogu aeg rebel ja teha asju teistmoodi ja... Aga kuidas siis oli noore Sandra õppeedukus? Ei, ma olin siuke tubli 3. Et kui ma toon ühe näite, et kui ma 10. klassi läksin Võrru siis kooli ja siis ma sain seal stipendiumi. Mind saadeti siis aastaks ajaks Inglismaale ühte Inglise-Briti erakooli õppima, mis oli väga suur üllatus kõigile, ka minu ingliskeele õpetajale, kes ütles niimoodi, et ega sinna kõige targemaid ei võetagi, et ikka nagu arenguruumi peab ka olema. Väga motiveeriv. Ja ma arvan, et see ongi teema, et sul peabki olema arenguruumi ja ma arvan, et üks põhjus, et miks ma sinna sain, oli see, et mul oli palju erinevaid huvisid. Et ja sport oli tõesti nagu üks nendest, mis ma arvan, mind sinna viis. See muidugi natukene nagu pool naljatades kõlab ka täpselt selline, et isa on direktor, eks ole, et kui laps ja isaga pidevalt ühes ruumis on, eks vahepeal tahaks võib-olla puhkust ka, et aga siin on stipendium, et las läheb õpib mujal ka natukene. No jah, sinna kahjuks õnneks oli päris kõva konkurss, et ma tõesti siiamaani mõtlen, kuidas see mul küll õnnestus, mina ei tea. Nii, aga ujumine. Mis sealt siis, sest sa oled ju väga tõsine jooksja olnud elu aja jooksul ja kui ma vaatasin mingit spordilehekülge, millele ma ei olnud kunagi jõudnud, kus on sinu kõik maratonid 2014 või 11 pluss kõik üles loetletud ja spordijooksud ja ujumised ja rattasõidud, sa oled kõva rattasõitja olnud nooruspõlves, siis loome korraks kuulajale, kes ei tea Sandra sportlikkusest mitte midagi, mingisuguse ajajoone, et algasid, läksid vette ja millal pedaalid külge tekkisid? Pedaalid tegelikult tulid alles 2016 ma räägin, ma ei ole kunagi teinud professionaalsel tasemel sporti. Ma arvan, kõige professionaalsem tase, mis ma teinud oli tantsimine. TTÜ-tantsutrukkudega, siis me tõesti väga süsteemselt, süstemaatiliselt ehitasime siis selle
oma nagu programmi ja kogu selle asja üles. 5-kordsed meistrid ikkagi. Nüüd on nad juba Euroopa meistrid ja kõike teinud, et see on ikka väga võimas, kuhu nad kasvanud on. Aga mina olen olnud selline vend, kes on katsetanud erinevaid asju ja teinud erinevaid asju. Ma olen olnud igal pool, aga milleski mitte väga hea. Ja ma arvan, et mind on nagu kannustanud see tahe olla väga hea ja ikkagi jõuda kuhugi mingisugustele poodiumitele ja ma ei tea, mis iganes auhindu võita, kuigi tegelikult ma teadnud, et see kunagi ei õnnestu. Küll aga see on mind viinud nagu väga paljudesse ägedatesse kohtadesse, nii et jah, ma ei ole kunagi olnud proff-sportlane. Kas see tuleb ka siis lapsepõlvest, sest et kui ma nagu proovin natuke võrrelda, siis ega mul on ka see pisik olnud juures, et ma ei oska midagi nüüd nii hästi, et ma saaksin öelda, et ma olen väga hea selles, aga ma olen ka tahtnud erinevaid asju proovida, aga ma olen ka natukene analüüsinud, see tuleb ikkagi sealt lapsepõlvest selle tõttu, et mingi hetk, kui sa tahtsid võib-olla vanematelt saada mingit seda heaks kiitu või vähemalt julgustamist ja sel hetkel võib-olla kas just laitmine, aga no midagi ei puudu ühesõnaga sellest, mida üks noor inimene oleks tahtnud julgustamisena, et kas sinul on kuskilt siis sama nurga alt peidus, et see soov kõike proovida on nagu kellelegi natuke ka tõestamiseks ja näitamiseks või sul on lihtsalt hästi suuri uudisimu? Ma arvan, et mind on ikkagi drivinud see tähelepanu vajadus väga, väga pikka aega ja ma arvan, et alles peale 30-ndaid ma ütleks, et võib-olla mingi viimased 5 aastat ma olen nagu teadlikumalt mõelnud, miks ma midagi teen, et olen ka sellest varem rääkinud, et näiteks mu triatloni teekond algas täiesti valedel põhjustel. Ma tegin seda täiesti valedel põhjustel, mitte enda pärast, aga mingi kuulake Tripassion podcasti, ma seal pikalt rääkisin. Aga jah, et ma ei kahetse ühtegi nendest valikutest, sest see on mind viinud nii ägedatesse kohtadesse, nii lahedate inimestega, proovima üliägedaid spordialasid, et mitut erinevat spordiala sa harrastanud oled, oskad sa mingit numbrit kanda? Mis tähendab harrastanud? No ikkagi võib-olla rohkemat kui käinud ühe proovitrenni. Okei, suusahüpped lähevad siis maha seal, ma olen 2 korda käinud. Ma just tahtsin öelda, et viimane üks asi, kes veel ei tea, siis Sandra on ka siin suusahüppaja või vähemasti katsetanud seda sotsiaalmeedias isegi näidanud, et okei, loeme siis kõik proovimised sisse. Mis sa arvad, mis see number olla võib? See on ilmselt 2-kohaline? Ma usun küll. Ma arvan mingi 15 ringis äkki midagi sellist, et on ka mõni spordiala, mis sa praegu tunned, et on nagu bucket listist tahaks proovida? Et kui te Be First'is olite kogu aeg, et tehke üks challenge külalisega enamasti, ma mäletan, kui ma kuulasin kõiki need episoodid, olid mitu aastat mul number 1 podcast, mida ma kuulasin, siis ma alati mõtlesin, et sa kurat, kui mina sinna külaliseks nüüd kunagi saaksin, oleks ma ka nii tubli, et siis ma võtaks mingi sükse spordiala, kus ma tunnen, et ma seda proovinud ei ole, aga oi, ma näitaks. Mis see spordiala on, kus sa tahaksid näidata? See kõlab nüüd ülinõvedalt, ma ei oska õigesti vastata, aga ma lihtsalt ütlen, et see, mida ma tahan proovida, on järgmine. Et mul tegelikult ei ole väga vahet. Mulle lihtsalt meeldib katsetada, teha uusi asju. Et näiteks talvel ma käisin puhkamas, ma õppisin lohesurfi Filipiinidel, väga äge spordiala. Sellega tahaks rohkem tegeleda, aga selleks suveks või selleks aastaks ma olen võtnud endale 2 fookust. Selleks on padel ja jalgratas. Et jalgratas on tagasi minu menüüs. Väga hea, et sa padelit mainisid, sellepärast, et need, kes padelit mängivad, neile kindlasti tundub, et kõik mängivad padelit ja mina nüüd Tallinnast Haapsalusse ära kolides, kus on ainult soojal ajal võimalik padelit mängida ja ainult talvisel ajal ilastan kõik nende võimaluste peale, mis mul enne oli Tallinnas seda teha, eriti kuna mul on ka tennisetaust, et siis padel oli nagu hästi äge spordiala. Aga ka mulle endiselt kõrvaltvaatajale tundub, et tõepoolest kõik või aina enam järjest vähemalt katsetavad ja proovivad seda padelit ja paljud discgolfarid on kõik padelistid. Sina oled nüüd ka väga tugev harrastaja, ikkagi mulle tundub sotsiaalmeedia põhjal. Mis see on seal padelis siis? Kas see on lihtsalt see, et ta on nagu, ma olen meelega nüüd nagu siuke natukene kriitilisem, et ta on nagu lihtsam tennis? Kas see on see, et see on neljakesi, et see on nagu sotsiaalne osa või see on lihtsalt see, et see nüüd järsku buumina tuli, et kõik tahavad lihtsalt proovida. Kus see sinu jaoks see iva peitub?
ma arvan, see on natuke kõikidest nendest asjadest, mis sa praegu mainisid, aga minu jaoks isiklikult kõige olulisem osa on see sotsiaalne osa seal juures, tõesti neljakesi, sa võtad oma sõbrad või siis inimesed, kellega sa pole mitte kunagi varem kohtunud, üliäge, ma olen nii paljude toredate inimestega kohtunud läbi selle mängu, pluss, mida ma nüüd ei tea, kas ma tohin seda nagu rääkida, sest et ma ei ole... Siin esimesena. Jaa, ma ei ole kindel, kas ma nagu... Ühesõnaga, point on selles, ma kuskilt lugesin. Võtke nüüd see lihtsalt, ma kuskilt, Sandra, kuskilt luges. Unes nägid. Võimalik. Et võib-olla on wishful thinking. Et reketispordialad, et inimesed, kes harrastavad reketispordialasid, elavad kauem. Ja ma ei tea, ma nagu veits uurisin selle kohta, ma ei leidnud ühtegi nagu meta-uuringut selle kohta. ChatGPT kohta ka. Küsisin sealt ka absoluutselt. Aga it makes sense, sellepärast, et mis reketispordialad üldse endast siis kujutavad ja tegelikult ka discgolf. Et kui me hakkame selle peale niimoodi mõtlema, on see, et oluline osa seal on selle sotsiaalsusel väga nagu suur, väga suur selline longevity faktor. Teine asi on koordinatsioon. Et sa pead liikuma küljelt küljele, ette taha, sul on reket, sa pead seda liigutama ühele või teisele poole. See annab väga palju sellist ajutööd juurde, et sa pead kogu aeg kaasa mõtlema, sul on nagu kogu aeg tarvis oma aju kasutada. Seinapõrge veel, mis siis saab ja... Täpselt. Siis ongi need küljelt küljele liikumised, eks ole, see tasakaalu teema, sellepärast, et seda nüüd on uuritud, et 60 pluss inimestel kõige suurem põhjus, miks inimesed jäävad siis staatiliseks, nad enam ei liigu, kui tekib mingisugune vigastus, on siis tasakaalust tingitud kukkumisvigastused. Ehk siis, kui sa kukud, tavaliselt saab viga kas siis, ma ei tea, põlved või puusad, ja inimesed jäävad liikumatuks, nad ei treeni enam nii palju. Kui sa ei treeni enam, kui sa ei liigu enam, siis sa hakkad hääbuma. Et tegelikult, kui hakata mõtlema nüüd seda jada pidi tagasi, et mida teha, on see, et treenige tasakaalu, väga oluline on ka ennast silmanägemist hoida, sellepärast, et silmanägemine mõjutab väga palju seda sinu võimekust tasakaalu hoida. Väiksed asjad. See on, nüüd ma natukene panin ka, kuigi ilmselt ma kuskil kukla taga teadsin seda, aga oma eilsele vigastusele ma suutsin hüppeliigest taaskord vigastada, kuna mina olen 15 aastat võrkpalli mänginud, siis nüüd küll peamiselt viimased hooaeg treeneri rollis ainult, aga eile õhtul ma suutsin küljelt küljele astudes lihtsalt ära nigastada oma hüppeliigese. Seal on natukene tingitud ka see, et lapse sünniga need kilod, mida mu kaasa kaotas, need tulid mulle. Nii hea kaasa oled. Ma võtsin natuke seda koormat kanda. Aga seda nüüd ma eile tõesti märkasin ja nüüd, kui sa räägid seda, et peab püsima liikumises ja tõesti mina viimast 2 kuud olen väga vähe liikunud võrreldes kõige sellega, mis enne, siis eilne vigastus natukene tuleb võib-olla loogilisena juba... Ja millele iga inimene, kes liigub, tegelikult peaks väga-väga mõtlema, on jõutreening. Ja ma ei kire seda sellepärast, et ma olen olnud endine treener, võib-olla natuke sellepärast ka. Aga see on miski, mida iga inimene peaks tegema. Tõstma nagu raskemaid raskusi kui see, millega nad võib-olla igapäevaselt siis ringi toimetavad. Et eriti, kui me liigume, me mõtleme, mis see discgolf on? Ma just lähen ju, loobin mingisuguseid kettaid. Aga kui sa lähed, loobid 3-4 korda nädala jooksul neid kettaid, su kehal, eriti diskis on ju, su liigestel on vaja tugevat, siis nagu, mis see sõna on, kuidas selle kohta öelda? Nagu tugisüsteemi, mis su liigeseid hoiaks. Sest et vastasel juhul sa lihtsalt teed endale haiget, et see on üks asi, mida iga inimene tegelikult peaks tegema. Ja see ei tähenda, et sa pead minema jõusaali, sa ei pea minema sinna tõstma raskeid asju. Võta kodus, pane kotti, tatar, riis, mis iganes su seal on ja tõsta seda kotti, näiteks tee kotiga kükke, mida iganes. Ma tunnen aupaklikkust kõikide inimeste suunas, kes suudavad kodus aktiivselt trenni teha. Ma suutsin vist koroona ajal seda teha. Kui läks jällegi ilm ilusaks, siis ma avastasin välijõusaalid, aga praegu, mõni päev ma võib-olla selleks, et last lõbustada, teen tema kohal kätekõverdusi, et mõtlen, et see on mulle kasulik, talle lõbus, eks ole, aga mul on kuidagi olnud see, et jõutreening mulle meeldib, ma tahaks seda teha tihedamini, aga ma ei suuda millegust kodus seda teha. Kuidas siin on võib-olla üks nipp ka siis discgolfaritele, kes on näiteks harrastajad ja kes tunnevad, et distantsist on puudus või mingist muust osast on puudus, kuskilt valutab. Ei pea ju jõusaali minema, võib-olla mingi sotsiaalne ärevus kellelgi selles osas ei taha juksi minna. Küll aga mis siis kodus, mis on Sander Raju 3 lemmikharjutust?
mida kodus teha? Lihtsalt basic asjad, kükid näiteks, väljaasted ja kätekõõrutused. Ja võtad noore sugulase sülle ja teed väljasteid? No why not, ma olen siin oma õelastaga küll neid kükke ja väljaasteid teinud. Ja teine asi, mis on väga hästi töötab, sorry, seda võib halb öelda, aga sotsiaalne pinge, social pressure, lähed sõpradega mängima, teege koos. No igaüks peab mõtlema ühe, ma ei tea, harjutuse enne. Kes kõige halvema skoori ühel rajal saab? See mõeldab harjutus välja. Jah, täpselt. Ja üliäge. Ja sa teete selle koos ära 50 minutit, nagu that's it. Pluss on tore ja saad sõpradega veel kauem koos olla. See on päris hea mõte ja siin Timo ja Hristo, kui te kuulate, võib-olla tahate Eesti meistrikatel teha mingi põneva lisavõistluse seal juures, et kui liiga kaua ootamist on teinekord on, et ühe puuli taga pead ootama, eks ole, et mis sa seal muidu teed, istud ja võib-olla jood oma spordijooki või jutustad, aga ei, keegi mõtleb seal välja, et teeme natukene mingeid siukseid aroopseid harjutusi, eks ole, et on päris hea mõte iseenesest, et teinekord, kui ma satun mõne sõprade grupiga välja, siis ma pakun selle välja. Kuule, aga sa rääkisid sellest, et mis sind drive'ib ja me rääkisime entusiasmist ka natukene. Mulle tundub, et sinu entusiasmi nagu ei lõppegi. Mis hetkel siis, või mis on see, mis sind maha toob? Ja kuidas sa selle tagasi saad siis, kui sa tunned, et sa oled natukene maas? Ma põhimõtteliselt täpselt samad asjad, mida ma räägin oma õelastele, et siis kui jonn tuleb peale, siis on 2 asja, mida peab tegema, sest nad juba teavad seda peast. Et küsin, kui jonn tuleb peale, mis siis tavaliselt on? Ma olen väsinud või kõht on tühi. Siis ma küsin, aga mis siis tegema peab? Magama ja sööma. Et põhimõtteliselt mul on suht sama asi, et kui see jonn või trots läheb peale ja tunned, et enam ei jaksa, siis üldjuhul on vaja kas puhata või normaalselt süüa, eks see liikumine on ka seal juures oluline. Aga vahest on see, et lihtsalt saadki aru, et kuule, et ma olen seda nüüd juba väga pikalt teinud ja see kõhutunne või mis iganes see on, mis kehas tekib, see ma ei tea, stress või mingi pinge, eks see tegelikult annab märku, et võib-olla oleks aeg anda teatepulk edasi ja teha midagi muud, katsetada midagi muud, sest et mina olen see mul on see tore aju, mis tahab kogu aeg muutust ja põnevust ja midagi uut, täpselt nii, et ma pean ikkagi ennast hullult distsiplineerima selleks, et mu aju lihtsalt ei läheks tegema mingisuguseid otsustaks, et nüüd ma seda teha ei taha, nüüd ma tahan teha midagi täiesti muud. Et ma ikkagi pean ennast aeg-ajalt nagu endaga rääkima. Sellega seoses sa oled ju olnud ka ilmselt võrdlemisi pika perioodi vabakutseline, aga nüüd mingi perioodi, eks ole, oled saanud ju siis, võib öelda nagu päevatööline, eks ole, töötad kellast kellani ja selle kontekstis sa oled ka öelnud, et 4-5 tundi produktiivset tööd päevas on sinu jaoks juba väga hea tulemus, et 8 tundi ei peagi eeldama, et keegi paneb hullu. Sellest kohe ka räägime, aga just nüüd selles osas, et sul on vaja midagi uut, midagi sellist põnevust. Vabakutselise elu versus siis päevatöö. Kas oli ka mingi hetk, kus sa tundsid, et tegelikult kiheleb, et tahaks nagu vaheldust iga päev, et ei taha tegelikult sellist kontoritööd või päevatööd ja kuidas sa sellest üle said, kui said? No ma sellel positsioonil, kus ma praegusel hetkel olen, hetkel peaks küll olema tööl, vaatan kella, aga mul on triipoodi pusa seljas ja ma räägin praegu tööst, nii et Maria, ma teen tööd. Et tõesti, ma olen nüüd üle 1,5 aasta olnud värbaja sellises väga ägedas agentuuris nagu Triipod ja ma pean tunnistama, et eile oli esimene selline päev, kus ma tundsin, et oh my god, ma ei tea, kas ma tahan tööd teha, ma lihtsalt nagu üldse ei taha. Kas sa olid maganud? Ei olnud. No võt, kas sa hommikus sõid? Sõin aga vähe. Okay, nii et lihtne asi, eks ole, täna ma olen siin, mõtlen, oh my god, mul on maailma parim töö. Et tõesti on, mul ei hakka igav seal, sest et mul on nii põnevad projektid, ma õpin iga päev, sest et minu peamised siis valdkonnad, kus mina värban, on tehnoloogia tootmine, inseneeria ja müük. Noh, täiesti kaarega möödas nagu, ja seina ju minust nagu kaarega tegelikult mööda läinud valdkonnad. Nii et õppida seda, kuidas töötavad Eesti ägedad suured tööstused, mismoodi neid juhitakse, mis üliägedad asju Eestis tehakse, kui me räägime inseneeria valdkonnast. Wow! Ma on iga päev niimoodi, oh my god! Maailmas on nii palju ägedad asju, Eestis tehakse nii palju ägedad asju ja kui palju lahedaid inimesi on. Et üks asi, mida ma olen taibanud läbi kõikide nende projektide ja intervjuude, mis ma teinud olen, on see, et vaata, väga palju käivad podcastidest tuntud inimesed rääkimas, eks ole. Sest et neid justkui nagu tahetakse kuulata. Ja sellega saad klikke ja... Sellega saad klikke ja ka oma Be Firsti podcasti siis nagu
aegadel ma tegelikult sain aru, et sa võid olla küll väga tuntud, aga võib-olla sul ei ole nagu seda sisu on nagu vähe. Ja nii palju ägedaid, täiesti tundmatud inimesi on Eestis olemas, kes teevad üliägedaid asju, nii et siit väike üleskutse, rääkige oma sõpradega, rääkige oma lähedastega, küsige, millega nad tegelevad päriselt töö juures või mis neid kõnetab, sest ma arvan, et me nagu ootame, et need suured staarid, nemad on need, keda peaks kuulama. Ei, võib-olla su sõpradel on lihtsalt niivõrd palju rohkem sisu, kui sa tegelikult arvasid ja see teadmine ja see õppimise võimalus on hoopis lähemal, kui sa arvasid. Ja kas seal võib olla ka see, et need, kes on pidevalt selle rambivalguse käes, need pidevalt peavad ka rääkima, või vähemasti neid eeldatakse pidevalt, et tule räägi, tule ole, ja nad on selles mõttes nagu natuke rohkem tühjaks pressitud ja need võib-olla väikelinna kangelased, need toredad inimesed, kes teevad oma 9-5 tööd igapäevaselt väga entusiastlikult ja neil on selles mõttes ka rohkem rääkida, et neil ei ole antud, eks ole, seda platvormi, kus rääkida. Kuulge, esiteks, 9-5 töö on üliäge. Kõik, kes te olete kuulnud praegu, mõtlete, ettevõtja elu on suurepärane, seal on nagu rohi on rohelisem ja paadid on suuremad 12 tundi päevas. Rohkemgi veel. Et see on tegelikult rets ja ma ütlen ausalt, ma naudin täiega praegu 9-5 tööd. Ma lõpetan kell 5 töö ära, ma saan minna trenni. Ma tahan kõik teha, mul on see aeg on vaba. Ma mäletan ikkagi nagu ettevõtja eluajast nagu, kus sa kogu aeg rakkes, sa kogu aeg mõtled selle peale, kus mul järgmine palk tuleb, kus ma saan minna mingit hostimist tegema, mingit asja tegema ja lõpuks ongi nagu see, et nagu raha, kus ma saan, et ma saaksin normaalselt elada. Et see stabiilsus on see, mis on tegelikult kohati mulle tundub alahinnatud, mida võiks tegelikult rohkem hinnata, et ja ma ei ütle üldse midagi halba ettevõtja elu kohta, et see oli suurepärane aeg, ma õppisin ülipalju ja ma arvan, et kui sa need kuulad praegu ja sul on kirg, kihk, sa tahad proovida, proovi ära, aga proovi oma töö kõrvalt, et ära alusta vaikselt. Ja selle kohta on üks sõna. Tsiteerides oma hea sõbranna Sandra Sillamaa poega Villemit, tasalikult tuleb teha. Ja. Sa oled öelnud, et peale kella 5 sa enam tööd ei tee, kas see pädeb hetkel iga päev? Põhimõtteliselt küll, jah. Et suurem osa ajast ma olen ikkagi nagu kõik, ütleme, mingi 1,5 aastat, mis ma olen tööd teinud, ma arvan, et ma olen võib-olla 5-6 päeva olen teinud pärast siis tööd. Eks see on väga palju sõltub ka aja planeerimisest ja oskusest öelda ei. See 4-5 tundi produktiivset tööd päevas, ütleme, et kui on 8-tunnine tööpäev ja 4 tundi produktiivsust, kas siis see ülejäänud 4 tundi nüüd sinu vaate järgi on siis selline muusa otsimine, mingisse mojosse saamine, sotsialiseerumine, teiste kolleegidega koos mõtete kogumine või mis see siis on? Ma arvan, et see on natuke nii ja natuke naa. Mina trackin oma aega, et ma panen... Mis keskkonna kaudu? Toggle, seda ma mõtlesin. Nii. Kasutan Toggle'it. Eesti teema. Minge prooviga. Ja ma olen aru saanud, et jah, mul keskmiselt tuleb kuskil selline 5 tundi tööd, mida ma tõesti suudan trackida. Ülejäänud aeg on selline, kas ma võtan mingi pausi, käin lõunal, eks ole, selle peale juba läheb, ma ütleks mingi tund aega päevas, eks ole. Ja siis on mingid tegevused, mida sa teed, räägid kontoris kellegiga, lähed ütled, kirjutad kiiresti meili ära, et sellist nagu multitaskimise perioodi on ka, et ma arvan, mina ise oma aja pealt näen, et kui ma juba 5 tundi saan nagu trackitud aega, mis on päriselt nagu kirjas kuskil, et see on päris hea. Ja nii igal tööpäeval, või sa võtad ka nädalavahetusse natuke seda mõtet kaasa, et kui sa tahad midagi aktiivselt teha, kas või spordialast, et siis sa tead, et see nagu kuskil 4 tundi on see maksimum ja ülejäänud aja oleks vaja natukene vabamalt võtta. Ma arvan, see sõltub palju inimesest, eks nagu naerge või mitte, aga see sõltub väga palju ka vanusest, sest eks mina ise tunnen, ma olen praegu 38, ma tunnen, et no keha ei taastu enam niimoodi nagu 10 aastat tagasi, tead siin laupäeval tõmbasin ühe padelimängu ja turniiri otsa ja terve pühapäev ma olin nagu täheke lihtsalt, ma olin niimoodi live me to die. No mina küll 29, aga ma tunnen võrkpalliturna järgselt ka sama asja, et no järgmine päev ikkagi need põlved on olulised. Taastumine on hästi oluline ja ka ettevalmistus selleks liikumiseks on oluline, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan
saan aru, kui oluline on näiteks soojendus. Dünaamilised liikuvad harjutused enne liikumist. Just, et istu maha ja ei venita, eks ole. Jah, ja just nagu ka enne nagu liikuma minekut. Samamoodi diskis. Mõtlete küll, et mis siis ära ei ole, mis ma lähen loobin ainult natuke. Rotaatorlihased, just kere sees, eks ole. Ma ükskord tõmbasin ära, ma ei tea, mille ma ära tõmbasin, aga peale ühte diskimängu kuskil kõhupiirkonnas järsku oli niimoodi, et no ei saa kodus keerata ja siis vaatad jällegi tippude õpetusi, kes ütlevadki ja näitavad, millised harjutusi teha just liikuvaid, eks ole, ja saad aru, et tõesti. Sest see sinu mõte, ma arvan, kehtib väga paljudele harrastajatest discgolfaritele. Mis see siis on? Et eriti kui soe ilm on, lähed T-särki väel ja viskad ja nüüd mõtled, et ma tahaks ju kaugele visata ja siis, kui hakatakse neid purakaid panema, siis sa ei kontrolli enam seda liigutust ja mine tea, järgmine päev õlg, küünarnukk, rindkere, kus iganes kõhupiirkond, kõike võib juhtuda. See meeletu jõud, mis te tegelikult oma kehast välja lükata, et ega need tipud ei räägi ilma asjata, tipud ei ole ilma asjata tipud. Võtan LeBron James, kes paneb, ma ei tea, kas see on kuulu jutt, aga varajaselt ta paneb mingi 2 milli aastas $, selle peale, et taastuda paremini. Ja sa vaatad teda, ta nüüd lõpetas või? Ta on lõpetama. Nüüd see on ta viimane hooaeg on ja. Et ja ta on mingi 40 midagi, jah, midagi kuskil seal nagu wow, mees on nii teadlikult teinud, tal on see raha ka ja võimalus selle jaoks, aga see it's not an excuse. Nii et kõik, et sa kuulate, ei ole laisk, tee see soojendus enne ja pärast venita natuke peale ja usu mind, keha tänab sind selle eest. See on naljakas, kui aeg-ajalt diskirajale hetkel ma küll satun harvemini kui tahaks, aga lähed ja siis teed seal mingeid harjutusi, siis on põnev vaata, mis nende inimeste reaktsioon ümberringi on, et vahel ikka need pilgud tulevad ja vaatavad, mis pingviini harjutusi see vend seal üksi teeb, et kui ühe külje pealt teise külje peale, et saaks küljed vabaks, eks ole, ja siis mingid käteliigutusi ja asju teie küll, kes te nüüd kuulate meid ainult ei näe, mis liigutusi ma siin tegin, aga põhimõtteliselt ma ikkagi silmanurgast perifeerse nägemisega näen, et okei, keegi praegu judge'ib mind sellega, et ma siin soojenduse teen, kuigi ta oleks 3 ketast näpus ja õllepurk teises käes ja loppima, eks ole. Et aga ma loodan, et kuigi meil on 40 000 arrestajat, kõigile me tahtmata ei jõua ja jääb ikka neid inimesi, kes lähevad lihtsalt peale. Et kui mitte selle podcastiga ainuüksi, siis kui me siit juba mõjutame võib-olla 10 inimest, nemad mõjutavad 10 oma sõpra ja sealt kaudu hakkab see domino-klotsi efektiga edasi minema. Sa vabakutselisena ja ilmselt ka nüüd oled ka ju mõnda aega tegelenud õhtujuhtimisega. Kuidas sa selleni jõudsid? Kuna mina tegelen ka sellega ja siis mina ütlen, et mul on selline krooniline lobapidamatus aeg-ajalt. Kuigi õhtujuhina sa saad ka sellele vastata, et mul on näiteks see, et kui ma teen selle õhtujuhtimise ära, ega ma peale seda väga inimesi ei taha näha enam. Et sa oled ikkagi nagu tühjaks imetud ja ka sellised rääkimise coachid või eneseväljendamise coachid, kes on ka avalikud esinejad suured, on rääkinud sellest, et kui sa lähedki lavale, siis tahes-tahmata see on nagu üks persoon sinust ja kodus sa oled teine persoon, siis seal sa pead sisse lülitama selle, et sa oled natukene kloun ja sa natukene annadki endast rohkem teiste inimeste jaoks ära, sest nemad tulid seda kogemust saama. Nendel on savi, kas sul on hea päev või halb päev, eks ole. Ja kui sa tuled sealt lavalt ära, siis sa oledki nagu selline tühjaks pressitud sidrun ja teoorias, kas su sõbrad või su elukaaslane või laps või keegi kolmas tahab ka ju peale seda su tähelepanu, aga su enda peal me mõtlen juski see, et palun nüüd laske mul kuskil kokku üksi olla, ma ei taha kedagi näha, ma olen siin 2-6 tundi, ma teen pulmi ka näiteks, ma ei tea, kas sa pulmadega oled kokku puutunud või ei ole, ja seal on juba hommikust on see pinge peal, et issand, see on kellegi kõige olulisem päev, ma pean tseremooniat ka läbi viima, ma ei tohi ühtegi sõna valesti öelda, issand, äkki see nali ei sobi ämmale. Mingisugune 100 mõtet käib peas ringi ja lõpuks kell on kell 11, kell 12 õhtul, inimesed tulevad, nii tore oli ja vaevu proovid selle naeratuse manade näol, et oi, mul on nii hea meel, et teile meeldis ise, et tegelikult nii kepsi, vaid palun laske mind koju. Ühesõnaga, pikk jutt teadagi, mis juhtu, kuidas sa selle õhtujuhtimiseni jõudsid ja kas sa tundsid ka natukene ennast ära mu pikas monoloogis? Jaa, kindlasti, see ikka tõmbab läbi ja ma arvan, et üks asi, mida inimesed ei tähelda ka endi puhul, on üks asi on see füüsiline väsimus, sa oled terve päev jalgadel, sa räägid füüsiliselt, aga teine on see vaimne väsimus tõesti, et sa annad endast ju kogu aeg energiat ära ja muidugi saad ju vastu ka, aga see on ikka rets, et see ajutöö lihtsalt niimoodi väsitab, et ma olen seda kogenud, aga kui ma hakkan mõtlema, et kus see algus sai, ma isegi ei mäleta mitte. Ma arvan, et see võis olla kunagi üks selline nagu noortele suunatud arenguprogramm nagu Changemakers. Kas sina mäletad? Ja tean. Ma kunagi nemad kutsusid... Mul üks hea tuttav vedas seda eest. Erki üks nendest. Jaa, okei, tervitame siin Erkit. Ja
ja ma arvan, et see oli üks esimesi, mis ma tegin. Ja see kuidagi lihtsalt hakkas, ma kuskil hakkasin midagi see oli siis esimene õhtujuhtimine või päevajuhtimine sul või? Vist küll, aga ma 100% ei mäleta. Instagramist ma lihtsalt vaata, et äge kuju ja tule juhi. Jah, see kuidagi on niimoodi läinud, et jah, ma arvan, et see oli Insta. On sul praeguses hetkes ka mingi selline, et sellised sündmused mulle meeldivad kõige rohkem või juhtujuhina ei ole sul vahet? Mis mulle väga ei meeldi, on need suvepäevad. Sest et kahel põhjusel ma tunnen, et ma pean sealt andma lihtsalt hästi palju endast ja ma võib-olla pean olema väga palju see, kes ma enam ei ole, et ma ikka naljatan, et see mu perekonnanimi on küll Raju ja ma olen terve elu selle järgi elanud, aga ma olen aina rohkem Rahu. Et Raju on vaikselt nagu digi muutunud rahuks. Õnneks ainult ühe tähe vahetus. Täpselt. Et ma tunnen, et see võtab must rohkem, kui ma suudan anda, kuna mul on päevatöö ka, eks ole. Aga kõige rohkem mulle meeldivad võib-olla mingid konverentsid või sellised kohad, kus ma saan inimesi kaasa tõmmata ka, et mingid, ma ei tea, üks kõige ägedamaid kohti, kus ma kunagi käisin hostimas, oli Veriffi mingisugused mingi Vision Day või mingi selline asi oli. See oli nii äge, inimesed tulid kaasa, nad mõtlesid, viskasid mingi nalja, siis nad kuidagi suhtlesid publikuga, kes publik tuli kaasa, et hästi lahedad inimesed olid. See on tõesti hea tunne, jah, kui publika kaasa tuleb, et ei ole neid ritsikaid kuskil taustal kumamas. Mõni nali ikka ei tule teinekord välja, aga see on äge, kui inimesed kaasa tulevad. Ja suvepäevadega, seal ju sa ei tea, mis konditsioonis inimesed ka on, et teinekord ka võib-olla kell 2 päeval on mõni väga lõbusas meeleolus ja sa ei saa teda väga kuskile ühele või teisele poole kaasa, et mis sporti me praegu teeme, ma tahan siin sõpradega minna ujuma praegu, eks ole, või mitte isegi ujuma, vaid võib-olla kuskile chillima ja istuma ja siis proovida endaga seal hakkama saada. Aga see õhtujuhi amet on äge, näeb nii palju inimesi, nii nagu ka sina oma päevatöös neid palju näed. Küll aga need, kes te meid kuulate, te praegu kindlasti mõtlete, et nii, kuulge, aga millal te nüüd diskist siis lõpuks räägite, see on Discgolfi podcast. Tõesti, kallid kuulajad, me oleme üsna homogeenne podcast olnud siiamaani, et me oleme rääkinud ainult diski-inimestega Discgolfist. Natukene ka kõrvalt, kellega massaažis, kellega võistluskorraldusest, kellega mingist kolmandast asjast, aga meil on kõik läbi ja lõhki diski-inimesed siiamaani käinud ja nüüd me mõtlesime, et stopp, korraks nagu laiendaks seda võrku, vaatame, mida teevad lauljad, mida teevad ettevõtjad, mida teevad mingid kolmandad, kes natukene ka ikkagi on ääri-veeri Discgolfiga kokku puutud, vähemalt on kettaid näinud ehk kuskil poes. Ja vaatame, mis seos nendega on ja oleks ka ju tore, kui keegi ütlebki päriselt, miks talle Discgolfi ei meeldi, miks mitte, me ei saa ju öelda, et tema arvamus on halb, see on tema arvamus. Täna me oleme ju siin kõik, me teame Sandraga ja Sandra ilmselt ei ütle, et Discgolf on halb, ta on ju ikkagi olnud ka promo nägu. Koos Kalev Kruusiga Tallinna lauluväljakul. Ma eile öösel veel vaatasin selle klipi igaks juks üle, et mis te tegite ja nüüd enne, kui me lähme Discgolfi, siis ma isegi nagu ei vabanda, aga lihtsalt kõik, kes on eelmised külalised, teie ei saanud kingitust. Miks? Sest teie olete Discgolfi rahvas. Ja enamus, kes te olete siin käinud, te olete ka sponsoreeritud Discgolfi rahvas. Ja olgem ausad, teil ei ole ketastest puudust. Ma ei tea, kas Sandral on ketastest puudust. Küll aga meil on nüüd esmakordselt siis, et te ilmselt näete siis seda võib-olla selle podcasti ilmumise kaanepildiga koos, mida me siis Sandraga peale seda podcasti koos teeme. Näete, millised need kettad on. Need on siis meie enda Tiia ja brändiga või siis logomärgisega, kuidas iganes võtta, kettad. Ja hetkel meil on valikus niimoodi, et Sandra esimesena saab valida, kas ta soovib siis ühte putterit, ühte midarit või ühte fairway ketast. Igast ühest on meil 2 eksemplari hetkel tellitud, nii et 6 esimest külalist saavad, kes on siis väljapoolt diski, saavad endale ägeda ketta. Kõik ei saa muidugi valida nii suure valiku seast kui sina, Sandra. Nii et lihtsalt, et selgitada siin ka kõikidele kuulajatel, mis meil siin on. Meil on kõikide eestlaste klassikaline putter, pure. On vähe inimesi, kes ei ole kunagi kuulnud, mis on pure, tegemist on ka Kristin Tatari signatuuriga, küll mitte need konkreetsed kettad, mis mul siin käes on, need on Tiiaeg logoga. Aitäh Andile, kes meil Eestis kettaid värvib ja prindib ja trükib. Tema kaudu me need saime. Esimene on pure, putter, ja nad kõik 3 tükki on pigem sirged kettad, selles mõttes, et kui saad piisavat spinni sisse, siis teoorias on nad kõik sirged. Nüüd see midar, seda kasutab Albert Tamm, ma tean just seda konkreetset
vähemalt selle nimega, on truth ehk siis tõde ja see on sirge ketas, lõpus võib-olla väikese feidiga. Ja siis meil Fairway ketastest on 7 kiirus, no muidugi ei tea, kas Sandra sulle 7 kiirus midagi ütleb, et mis vahet on 12 ja 5 kiirusel, võib-olla ütleb, kui veel ei tea, siis varsti saame teada, on river, jõgi. Ja see on siis, kui ma nüüd peast ei eksi, siis 7-7-1-1, kuulaja teab juba, mis kettaga tegu ilmselt on, aga sirge Fairway väga sobilik ka algajatele, sest et öeldakse, et kui sa oled alles alustamas, siis ei tasu üldse kiiremat kui 7-8 kiirus ketast kätte võttagi, sellepärast, et sinu käekiirus ei võimalda anda sellele piisavat spinni sisse, et ta oma loomulikku ketta trajektoori üldse välja mängiks. Jah, tõsi on erandeid, sa võid ka 12 kiirus ketta kätte võtta, ma näen paljusid näiteks eakamaid mängijaid võtavadki kiire ketta kätte, viskavad näiteks eeskätt ja see teeb essi kas või 70-80 meetrit, aga aeglasemaga ta ei saaks seda kätte, sest et see ülestabiilsus ja kange ketas annab lihtsalt selle efekti, et sa viskad ta X-nurga all välja ja ta teeb tahes-tahmata loomulikult nüüd selle essi. Aga me ei tulnud siia teooriast rääkima sinuga, Sandra. Kõigepealt ma annan sulle valida. Katsu korraks neid kettaid, nende profiili. Putterite puhul eriti on see, et öeldakse, et ei ole õiget või valet putterit, on see, mis sulle kätte sobib. Ma juba tean, mis ma tahan. No, ma tahan seda pureputterit, sest et mul on kõik need. No väga hea, ma saan aru, et sa oled... See on minu putter. Väike Kristini fänn ka või? No, võib-olla natukene. Ääri-veeri natukene, et juhuslikult, no kõik ketad on olemas, aga seina peal vaikselt ruumi puudu juba. Ainus ketas, mis mul seina peal kodus on Kristini ketas. No vot, nii et nüüd... Väga lahe, ma loodan, et selle ketta äkki sa paned ikkagi rakendusse, et kui sa satud teinekord kuskile mängima, siis vaadatakse, et mis asi see on, mingi huvitava logoga, või siis kui isegi ei vaadata, mis huvitava logoga, siis sa saad öelda, et vaadake selline... Ma lihtsalt lähen metsa niimoodi, vaadake. Minge kuulake seda. Aga räägime siis, millal oli su esimene kogemus ketta golfiga? Täiesti esimene oli, ma ütleks, et mingi 8 aastat tagasi Kõrvemaal. Käisime oma kursusega. Tegime kursa kokkutuleku ja käisime seal mängimas, et ma mäleta, kas äkki Ersto oli see, kes meid õpetas tookord. Aga igal juhul, see oli väga metsas, kõik oli metsas, nii et siis pärast seda ma väga enam ei mänginud. Mäletad sa ka, mis see esimene ketas oli, mis sulle kätte sattus? Ei mäleta? Jummal, see on lihtsalt anti midagi kätte. No ja, täpselt. Aga ma mäletan, et see oli väga tore, väga äge oli, selles mõttes, et tõesti sõpradega koos ja mõnus aeg metsas. Aga rohkem ma hakkasin mängima tänu oma endisele elukaaslasele, nii et tervitan siin Sanderit, kes mind ikkagi metsa vedas päris tihti. Ja tema õpetas mulle tõesti väga palju, et mis ketastega mida teha, kuidas mängida, kuidas visata. Et mul on ikkagi oma kott, mis on täis kettaid, mis küll kahjuks eelmisel aastal ei jõudnudki metsa. Aga ma sel aastal kindlasti selle parandanud. Nüüd on üks põhjus rohkem, et Täpselt. minna. Nüüd on, see on muidugi selline, seda ma ei maininud kuulajatele, et need on kõik valged kettad, millel on siis ümmarguse stiilis tiiaeg logo peale pandud sinna. No valgete ketaste puhul on see, et männikule näiteks lähed, eks ole, 2-3 puud sealt saad ja kui juhuslikult need männid vaiku kõeritavad, siis nende peal näevad või paistavad need kohe välja kindlasti. No kuule, aga see ongi ju fine, selles mõttes, et... Siis on näha, et see on kasutatud ja see on rakendust saanud. Selle kohta, vaata nagu öeldakse käsipallurite särkide kohta, mida mustem särk, seda parem mängija. Seda rohkem hoitakse kinni. Selle kettaga ka, kui ma juba aasta aja pärast äkki kohtume kunagi, ma küsin, et näita mulle seda ketast, siis ma saan kohe hinnata, et kui palju sa tegelikult sellele hooajal üldse rajale jõudsid. Aga sul on nüüd kotitäis kettaid. Ma kohe küsin sellega, et ega need kõik juhuslikult roosad ei ole? Ei ole, jah. On sul mingi lemmikketavärve? Minu lemmikvärv on sinine. Sinine. No okei, siis sa ikkagi sobitud väga hästi sellise, ütleme, tüüpi eestlasliku klastrisse. Et roosa ei olekski, et selline sinine, valge, sinna kanti jääb väga palju discgolfi kotte. Eestis ka minul oli väga see faas, kus ma kogusin selliseid kettaid rohkem. Sul on oma kott, mis on täis kettaid. Kas sa oled sattunud ka sinna lõksu, et sa oledki nagu kettaid kogunud?
Ei ole, sest et ega ma ütlen ausalt, et ega see kott täitus ka niimoodi, et läksime poodi ja siis Sander ütles, et sul on seda vaja. Vaatasin, kuule, see on nii ilusa värviga. Ei, pane tagasi, sul ei ole sellega midagi teha. Ma endise elukaaslasega tegin kunagi samamoodi. Vaatasin, et ta vaatab, see on nii ilus ketas. Siis mõtlesin, 12 kiirus ja väga suure feidiga. Ma isegi võib-olla ei viskaks seda hea meelega, et ärme seda võib-olla võtta. Jah, et aga ma arvan, et mul on selline optimaalne varustus, et kõigega saab mängida, et eks ikka vaata tekivad ju omad lemmikud, mida sa rohkem viskad ja kuna ma ei ole olnud kunagi nii proff selles nagu liikumisalas, et siis pigem jah, ma arvan, et seal on sellised kettaid, mis on ka täitsa seisma jäänud. Peale seda, kui sa nüüd käisid Kõrvemaal seda esimest kogemust saamas, kui palju läks või kas samal suvel tekkis ka kohe see pisik, et tahakski nagu rohkem käia ja proovida? Ei, siis jäi ikkagi nagu, ma arvan, mingi 6 aastat jäi vahele enne seda, kui siis Sander mind vedas rajale. On sul mingi lemmikrada ka Eestis? Elva rada on täiega äge. See on klassika. Ja vaat ma arvan, et see on üks mu lemmikuid. Et on avatud viskeid, on natuke täpsemaid viskeid, jagub kõike. Ja ilusa suve ilmaga väga hea mängida. Ja täpselt. Ja teine äge asi on see, et mida ma julgustan näiteks neile, kes ei mängi veel, et minge kaasa jalutama. Näiteks ma ei tea, kaasa läheb või sõber läheb, lapsed tahavad minna, et te ei pea ju viskama. Minge lihtsalt jalutage kaasa. See on üliäge viis lihtsalt nautida, veeta aega koos, et alati ei pea neid saad sammud täis ja... Täpselt. See on jah ütleks discgolfi ja rahvatervise kontekstis üks kõige lihtsamaid viise, et kui tunnedki, et liikumist on vähe, siis need 10 000 sammu tulevad lenneldes. Ja vahepeal teed kükke seal ja väljasteid. Viskad vastu puud, iga vastu puud vise on 3 kükki näiteks. Ongi nii või? Näiteks, jah. No võib-olla. Ja siis lõpuks võib-olla 5. rajaks peavad natukene tuimad siis tuleb tagasi minna. Just, hakkad nullist pihta ja nüüd ma ei saa ühtegi puud ja nii see läheb, trenn saab tehtud. Kas sul on praegu ka mingisugune lemmikketas endal seal kotis? No kuna ma ei ole seda kotti avanud umbes aasta. Ma ei mäleta. Ma arvan, et teistest tihedamini Kristini Grace on ikkagi vist minu lemmik olnud, jah. See kuidagi sobis mulle väga hästi ka. See on tõesti väga paljudele üks selline, ta on 11 kiirus ka ja sobib väga paljudele kätte ka ja väga paljud naised mängivad sellega ja ilmselgelt ka Kristini eeskujul, kuna Kristini käes. Ja Alberti Bazooka lendas mul ka mingi vahe päris hästi. See võib äkki olla, ma mõtlengi, et kas see on äkki siis mingi midar sul? Võis olla. Oli Bazooka, ei. Tal Bazooka on see nii-öelda tema bränd ja ma arvan, seal selle ketta peal võis bränd olla. Ma natukene eeldan, et see võib olla see sama, sa võid korraks katsuda, kas tekib mingisugune mälu, see võib see Trust olla, sest tal ühe Trusti peal on piltidena ka Bazooka bränd peal. Siin on Truth. See on Truth, no võt siis ma ise ajasin sassi. Saan andeks, jah. Ma olin nii elevil juba nendest ketastest, ma ajasin kõik asjad sassi. Aga üks midar on tal küll, jah. Aga ta oli roosa. See oli roosa, jah. No võt, väga hea. Ja nüüd, kui me vaatame sellele hooajal otsa, mis nüüd suvel siis tulemas on, siis mitu korda Sandra Raju diskirajal jõuab? No, vähemalt ühe. Ma olen see under promise and over deliver. Okei, et kui üks hetk satub Sandra Raju Instagrami challenge, et mul oleks vaja YouTube'i video teha ja paneme proovile Sandra Raju, et siis võib-olla Sandra ei ütleks. Ei. Kindlasti. Et mine tea, mis suvi toob, miks mitte panna Sandraga. Tema on harjunud küsima varasemalt sportlike challenge'ite kohta oma külalistelt Be First podcastis. Mina saan hakata nüüd nendele külalistele, kes ei ole läbi ja lõhki diski inimesed siin natukene challenge'id peale. Jah, selle nimi võiks olla Loserist mis iganes. Profiks. Jah, päris profiks ei saa ka. Asjalikuks. Jah. Väga hea siis sel suvel, aga nüüd sa varasemalt mainisid ja sa olid ise ju ka promona 2 aastat tagasi Lauluväljaku võistlusel. Sel aastal samamoodi me oleme majorit hostimas sel suvel, mis on ju peaaegu kõige suurem diskivõistlus, kui jätta MM kõrvale. Ja MM on ju meil siin üle lahe Soomes toimumas 2 nädalavahetust järjest on suurt andmist meil põhimõtteliselt koduhoovis. Oled sa plaaninud
minna lauluväljakule või vähemalt läbi hüpata. Ja mulle tegelikult eelmine aasta mul oli hästi kahju, et ma ei saanud minna, et ma olin kahjuks Tallinnast ära siis, aga mina fännan hullult igasuguseid spordivõistlusi, et jah, ma ikkagi tahaks läbi astuda, sest et ma ei tea, kuidagi see atmosfäär, kui sa lähed sinna, et inimesed üldjuhul on ikka väga õnnelikud, sellised säravad, tahavad, no ma ei tea, spordiinimesed üldse on ägedad, et see kuidagi nii hea tunne, kui sa lähed mingit spordivõistlust vaatama, et sellepärast, juba sellepärast tasub minna. On ja eelmine aasta suvel, kui ma käisin vaatamas European Disc Golf Festivali, siis vibe on kuidagi ta on ikkagi gramm teine kui väga paljudel spordivõistlustel tahes-tahmata, sest et mis on muidugi üks nagu disc golfi vaatamise miinus ühe külje alt, eriti ülekandena, on see, et see ju kestab nii kaua ja seal ei ole nii suurt vaheldust kui rallil või suusatamisel või mõnel muul kiirspordialal, sest sul on vise 4 viset näiteks järjest ja siis on tükk jalutamist, eks ole. Ja siis sul on jälle vise tükk jalutamist ja see ülekanne võib kesta 3 tundi ja see kommentaator võib olla kõige entusiastlikum üldse, et milline metsik Haiser aga siis on jälle nii. Ja nüüd vaatame vahepeal, mis skoorid on teistel radadel toimunud ja siis järsku tehakse jälle üks vise, eks ole. Et see on nagu disc golfi võlu ja valu korraga, eks ole, et sul ei ole pidevalt, sa ei pea käima mõttega kaasas, nagu võib-olla korvpallis näiteks, et sa pead kogu aeg jälgima, kas on viga, kas ei ole viga, 3, 2 ja kõike muud, oma lemmikut ka veel jälgida, eks ole, et kuidas ta mingit söötu annab. Disc golfis on natukene rahulikum see ja see natukene sööb kindlasti ka vaatajanumbrid, selle tõttu koha peal, hea kuulaja, kui sa veel ei ole piletid ostnud, kindlasti tasub lauluvekkale tulla seda vaatama. Aga kui palju sa oled üldse disc golfi võistlusi vaadanud kuskilt vahendusel? Varasemalt rohkem. Et eks ma Sanderi kõrvalt vaatasin, võib-olla jälgisin rohkem ja käisin tema võistlustel ja mängudel kaasas, et nüüd jah, viimasel ajal pigem jah, kuna see kontakt on nagu, sellist nagu otsekontakti enam ei ole selle spordiga, siis on jäänud kõrvale. Aga kusjuures ma mõtlesin, see, mis sa rääkisid, on jumala õige, just nagu ülekande ja selle aegluse koha pealt, aga võib-olla see on see mingi meie nagu stiil ka, et tegelikult tahaks, et kogu aeg oleks andmine, aga ei olegi vaja ja ma arvan, see on hästi suuresti mõtteviisis kinni, et ongi põnev, vaatad ühe asja ära, adrenaliin tõuseb, vaatad selle viske ära, kuidas ta seda teeb ja siis lased natuke allapoole, see on nagu kestvussport. Jah, sest kui nagu mõelda nende ülekannete peale, mida me näeme USA-st, siis naiste ülekanded hakkavad varem ja need on inimlikumad enamasti eestlase jaoks vaadata otse ülekandes, sest meeste omad on meie aja järgi enamasti öösiti ja neid ikkagi vaadatakse laivis väga tõsiselt, et ma mõtlengi, et kui nüüd suviselt Majorilt tulevad ka otseülekanded, on otseülekanded tehtud ka Eesti meistrikatelt, siis Eesti meistrivõistlused on selline asi, mis on nagu nišikas tahes-tahmata, et seda võib-olla ei satu keegi kuskilt kodus diivanil nii väga vaatama, aga suurvõistlust võib-olla satub, et võib-olla sul on selles mõttes jah õigus, et millegi tõttu ju vaadatakse neid suurvõistlusi USA-s. Küll jah, seal on ju väga palju suured nimed, mis tõmbavad ja nüüd praegu me ju kõik tahame Kristinile näiteks kaasa elada, et muidugi miinusena me kõik juba eeldame, et mis mõttes see top 3 näiteks ei tule, mis on ju jällegi pärssiv selle vaataja jaoks osati, ma ütleks, ja ega Kristinile ka kindlasti kerge ei ole neid ootusi kogu aeg seal kõrgel hoida, aga ma tõesti loodan, et näiteks nüüd suvel toimuva Majori raames, kus on ka otseülekanded, kust võib-olla mul on ka väike roll, aga et seal inimesed vaataksid, sest et mida suuremad on vaatajanumbrid ja mida rohkem inimesi kohal tuleb, seda suurem on meil tõenäosus varem MM-i Eestis korraldada. Tegelikult natukene on juba kuuldus olnud, et millal võib MM Eestisse tulla, aga sellest veel rääkida siin ei saa. No see on lihtsalt selline toetuse teema ka, et lihtsalt ma arvan ka, et julgustan kõiki, minge käige kohal. Eestlane toetab sinu hinnangul seda sporti, mis on parasjagu populaarne, et me oleme nagu, kui vaja, me oleme suusarahvas, kui Otil läheb hästi, me oleme järsku rallirahvas, kui kergejõustikul läheb hästi, nüüd me oleme kergejõustikurahvas, aga me ei ole nagu stabiilselt ühe spordirahvas. Jah, kui sa seda niimoodi ütled, siis mulle tundub, et see tõesti võib niimoodi olla, aga samas see ei ole ka halb, et ma ise mõtlen seda, et ma arvan, et inimesed
tava selline liikuja. Ei olegi ju vaja seda, et sa leiad enda jaoks ühe spordi ja sa teed seda elu lõpuni. Et ongi äge katsetada, ongi äge proovida erinevaid asju, ongi äge ise katsetada erinevaid spordialasid, erinevaid liikumisviise, ma ei tea, mine kanuuta, mine viska kettaid, mine tee jõusaali, mine jookse, mine mängi mingit palli, mine proovi ratastooli korvpalli. No lihtsalt, et katsetada erinevaid asju, sest et kõik need tegevused panevad aju natuke teistmoodi tööle ja ajule meeldib õppida ja kui me laseme oma aju ja keha ka samamoodi laisaks, me anname talle kogu aeg ühtesugust liikumist, mis näiteks nagu disk on, eks ole, siis tegelikult see kulutab, et keha tahab saada sellist mitmekülgsust, vaheldust. See on nagu töökultuurigagi, et kui kunagi oli see, et õpid ühe ameti selgeks ja teed seda 4-50 aastat, tänapäeval on ikkagi see, et su portfoolio oleks natukene laiem, siis spordiga on sama asi. Et õpi võimalikult palju erinevaid spordialasi ja anna kehale natukene raskusi juurde erinevate spordialadega ja siis sa tänad ilmselt 50-aastaselt ennast või varem või hiljem ka. Me hakkame nüüd selle intervjuu põhiosaga jõudma lõpule enne fänni küsimusi, aga ma tahaks natukene sinuga rääkida või küsida sinu arvamust laste ja noortespordi kohta. Meil oli Disc Golfi Liidu tänusündmus ja me arutasime seal erinevate sporditahkude pealt spetsialistidega seda, et kas laste ja noortespordi kontekstis või liikumise kontekstis on olulisem see võistluskogemus noorele inimesele, et tal tekiks võib-olla see psüühiline pool ja harjumus ja enese selline distsipliin võistluskogemuse kontekstis või on just see harjumus lihtsalt, et me liiguks, et seal ei pea olema seda võistlusmomenti, et just see, et tore on lihtsalt jalutada, tore on lihtsalt palli visata, tore on mida iganes teha ja me ei pea nagu pressima noort inimest selles osas, et võistle. Mul on lihtsalt küsimus, et miks seal või peab vahel olema? Miks seal ei võiks olla see ka, et sa teed mõlemat, et see võib-olla on selline natuke, võib-olla keegi vaidleb vastu, aga ma arvan, et spordiga on niimoodi, et kui sa tahad, et sinu laps näiteks saab tippsportlaseks, siis ma arvan, see sundimise aspekt on seal paratamatult juures, sest et ikka tekivad uued huvid, ikka on mingid sõbrad, kes tahavad kuhugi mujale minna, tahab nendega kaasa minna, tekib laiskus, puberteet, kõik need asjad, et see, ma arvan, see selline nagu väike sundimise aspekt seal juures peab olema, kui see laps tahab saada tippsportlaseks, aga suures pildis ikkagi tasuks oma lapsi kuulata, et kui nad üldse ei taha, siis äkki see ei ole nende spordiala. Äkki nad tahavad hoopis midagi muud teha. Küll on neid tippsportlasi ka Eestis ju, kes on alustanud ühelt nagu alalt ja läinud teist, kõige parem näide, mis kohe tuleb meelde, vennad Pööd, kui me räägime nüüd laskesuusatamisest. Kui ma ei eks, siis nad mõlemad tegelikult olid jalgpallurid lapsepõlves, eks ole, ja siis sealt nagu hoopis tuli laskesuusatamine läbi täiesti põhimõtteliselt kogemata, eks ole. See oli ilmselt natukene jällegi see, millest me rääkisime enne, eks ole, et erinevate spordialade katsetamine, see annab sulle hea füüsilise mitmekesisuse, et teoorias see loob ka selle platvormi, et tõesti, kui sul mingi hetk on soov seda pivotit teha, ka võib-olla 20+ vanuses, et tegelikult su keha on valmis selleks, sest et sa ei ole nagu ainult rajasõltuvuses olnud ühe spordialaga. Ja kõige olulisem asi ikkagi minu arust on see, et see peab olema fun, see peab meeldima. Ja see ei ole ainult laste puhul, see on täiskasvanute puhul ka, ma ikka padelit käin mängimas, teen mingid turniire, siis pead lihtsalt naeran. Sa pead täiskasvanud meestele ütlema, kuule, see on lõbus, sa ei ole MM-il praegu, sa ei ole maailmameistrivõistlustel, sa ei ole nagu top 100 mängija, lihtsalt chill, naudi, mis siis, et see pall läks praegu klaasi, täitsa savi. Tunnen ennast ära meeste seas, keda sa kirjeldad padelit mängides. Eks naisi on ka, et sorry mehed, et ma ei taha teile kuidagi liiga teha ja ise ka aeg-ajalt nagu frustreerud, eks ole. Aga lihtsalt, et me jätaks meelde, see kõik peab olema fun. Et kui me teeme seda liiga pikalt vastumeelselt, siis see lihtsalt, me lihtsalt mingi hetk ei tee seda enam ja mingi hetk ongi see, et peadki ennast sundima ja peadki minema tegema need asjad ära, sellepärast, et on vaja. Ja Disc Golfis ka, kui ikkagi esimesed 3 rada, esimesed viskad kõik on puusse, siis üks hetk on nagu keeruline endale justkui vahepeal öelda, et see on fun, ma tulin seda nautima, tulin seda harjutama, eriti kui on võistlusolukord, eks ole, aga ka kuna Disc Golfi eriti on hästi mentaalne spordiala, siis sa oled üksi oma peas kinni seal kogu aeg, siis seal ilmselt pädeb see eriti, et kui sa ei lähe fannima ka võistlusele, et tuleb, mis tuleb skoorina, ilmselt kui sa oled võib-olla top
5 mängija Eestis, siis sa ei saa ainult selle mõttega minna, et ma olen fannima, siis sa lähed tulemust ikkagi tegema, aga kui sa oled, ma ei tea, väga hea harrastaja ja harrastajate tasemel oled seal, ma ei tea, top 10, top 20, siis suure tõenäosusega see, kas sa täna oled 6 või sa oled 9, see ei ole ilmselt maailma lõpp võrreldes sellega, millise positiivse laengu sa oma kehal annad sellega, et sa lihtsalt said kogemuse võrra rikkamaks ja sa suudad enda mentaalse poole, et sa rajalt ära tulles oled sama hea elukaaslane või sõber, kui sa olid rajale minnes. Seda lihtsalt tuleb enda käest küsida, et aga miks ma niimoodi tunnen, kui ma frustreerun mingisuguste lihtsate asjade peale, miks ma niimoodi tunnen? Mis tegelikult sind häirib? Jah, kus see probleem tegelikult on? Sest et ma lihtsalt toon ühe näite. Mul on minu viimase aja suur šokk on olnud see, et mul on olnud üks projekt, mille raames ma olen teinud siis intervjuusid kandidaatidega ja ma panin sisse sellise küsimuse, et palun iseloomustage, esiteks, kuidas sinu töökaaslased sind iseloomustaksid ja siis teise osana, et aga kuidas sa ennast ise iseloomustaksid ja inimesed ei oska vastata. Ja ma alguses mõtlesin, äkki nad on humble, võib-olla nad ongi siuksed, ei oskagi. Ja see oli täitsa minu jaoks šokeeriv, kuidas see on võimalik, et inimesed ei oska enda kohta rääkida. Et kui sa frustreerud kuskil spordirajal, siis äkki asi ei ole spordis, võib-olla asi on sinus ja võib-olla sa peaksid natuke rohkem endaga tööd tegema ja selleks, et aru saada, et miks ma niimoodi reageerin. See on väga hea mõte, mis viib sujuvalt viimase küsimuseni, kui peaks korraldama ühe perepäeva näiteks. Ja me paneme 3 spordiala kokku, millest üks on disk, millega me selle perepäeva ägedaks teeks, mis need spordialad kokku võiks minna. Nii et muud spordialad siin täitsa mingid suvalised. Ükskõik võite, aga üks on discgolf, eks ole. Üks on discgolf. Ma ei tea, miks mul tuleb kohe pähe maahoki. Ma ei tea. Ma olen kunagi maahokit mänginud Inglismaal, kui ma koolis käisin. Ja seda Eestis tehakse ka, kusjuures tehakse. Nii et otsige üles Eesti maahokiliit, täitsa võimalik mängima minna. Ja äkki veel midagi, mis on nagu siuke põnev, mida ratast oli korvpall. Aga see oleks siis nagu omaette triatlon justkui või? nagu mingi osa teed ära, siis sul on maahoki, ma ei teagi, mida asendaks, aga põhimõtteliselt sul on nagu jooksmist, sul on vähem jooksmist diski mõttes ja siis sul on ratta kontekstis, sul on ikkagi liikumist ka, aga täpsust on vaja korvpalli mõttes, eks? Ja seda on lihtsalt, tegelikult miks ma need asjad valisin, oli lihtsalt sellepärast, et proovida midagi uut, sest et me jääme kinni oma vanadesse mustritesse, harjumustesse, me ei julge proovida, me ei julge katsetada. Tehke midagi eriti julgelt ja minge proovige midagi muud. Kuidas me hoiame inimesi liikumas? Discgolfi liidul stardib rahvaliiga esmakordselt, mis paljudel spordialadel on pikalt olnud. Discgolf on väga noor spordiala Eesti kontekstis ja me nüüd proovime siis rahvaliigat, et saaksid need esmakordse võistluskogemuse, kes võib-olla ainult nädalamängudel käivad või ei käigi. Kuidas me hoiame nüüd, et inimesed päriselt ka käiksid mängimas? Ega teie ei saagi tegelikult väga palju midagi teha. Te teete need sündmused, te teete reklaami, te teete juba väga palju. Inimesed ise peavad võtma ennast kokku ja tegema selle sammu ja otsustama. Aga natuke on nii, sest et ma olen treenerina töötanud ja ma väsitasin ennast mingi hetk täiesti ära sellega, et ma lihtsalt nägin nii palju vaeva, et inimesed tuleks ja teeks ja nad tahaks ja lõpuks ma sain aru, et see sõltub ikkagi päeva lõpuks olid need 100 inimest, kõik need 100 inimest, kes käisid kogu kohal, uusi oli väga-väga vähe. Need samad, kes tahtsid, ise otsustasid, et see on nende jaoks oluline, see on nende põhiväärtuse osa, liikumine, sport, olla terve ja nemad tulevad. Ja võib-olla on ka äge, kui tuleb keegi katsetab, proovib, võib-olla tuleb paar korda uuesti, kutsub kellegi sõbra kaasa, et ühesõnaga, te juba teete. Nii et lihtsalt tehke seda ja loodame, et inimesed võtavad ennast kokku kollektiivselt ja saavad aru, et liikumine, sport, see on vajalik mitte ainult indiviidile, aga ka ühiskonnale ja riigile. Ja mida tervem ühiskond, seda lihtsam on ka riigil. Ei hallo, siin on olnud küll ja palju, ma just lugesin ühte arvamusartiklit, kus räägiti siis sellest, et kui palju raha kulub Tervisekassal iga-aastaselt elustiili haiguste ravimiseks. Selle raha, kõik mis kulub selle peale, et inimesed palun vabandust, ma niimoodi ütlen,
ole viitsinud ennast lihtsalt liigutada, võiks anda Eesti Discgolfi Liidule selleks, et nad saaksid korraldada ägedamaid üritusi. Tõesti, me oleksime kindlasti sellest rahast huvitatud. Lähme edasi fänni küsimuste ploki juurde. Kui Sandra Rajul oleks oma signatuurketas, siis mis stamp disain seal peal oleks? Midagi Eestiga seotud. No nii, mis see siis, kas see trikoloor ilmselt sinu vaates oleks nagu igav? Seal võiks olla kuidagi trikoloor ja rõuge pilt. Ja siis selline kujutis vari Sandrast viskamas. Ei, mina ennast üldse sinna peale ei paneks. Lihtsalt rõuge, Eesti. Jah. Väga on, aga kui 2 tükki ilma 3. jää, mis üks detail sinna veel tuleb? Eesti, rõuge, ööbik. Ööbik. Väga põnev valik. Millal ja kus võib Sandrat näha diski mängimas järgmisena? No ma ei tea, kutsuge mind metsa. Kohe tulen. Ainult kutsuge. Jah. Väga hea, ma pean viimase küsimuse on siin küsinud Alfro, aga ma pean talle ütlema, tal on komme igale poole inimesi kutsuda. Aga tema on küsinud, kuidas oli siis lauluväljakul mängida? See oli võimas. See oli mega. Et ma ikka vahest mõtlen, et kuidas ma satun niisugustesse kohtadesse, et mõtlen taga, et ma sain Kalev Kruusiga mängida. Issand jumal, see oli nii lahe. Ja poisid ka, kes korraldasid, olid selle nii ägedalt üles ehitanud, et see oli äge kogemus. Nii et kui te teete seda, või kui seda tehakse veel, samamoodi mingi avatud rajana, siis minge käige kindlasti proovige. Ja kui sa taha visata, minge lihtsalt jalutage läbi näiteks suvel. Väga hea. Sandra, mul on jäänud küsida üks küsimus sinu käest. Nii. Mis on need esimesed 3 märksõna, mis seostuvad sul sõnaga discgolf ja miks? Sõbrad, tervem elu ja loodus. Ja miks? Sõbrad, sellepärast, et ma poleks selline üksi metsamineja, ma võtaks ikkagi sõbrad kaasa ja saaks nii tore viis inimestega catch-upida näiteks, kellega muidu näiteks päeva jooksul ei jõua, eks ole, viid nad loodusesse. Siis tervem elu, kui sa paned looduse ja liikumise omavahel kokku, siis sealt see on lihtsalt paratamatu järg. Ja nagu sa etsid enne, et on mingid vennad, kes lähevad, võtavad selle õlle kaasa. Kui see teeb sind õnnelikuks, peaks, et sa liigud. Võta see õlle. Kuidagi on vaja see õlle maha ka saada pärast. Jah, sellega tasub olla ettevaatlik tõesti. Ja loodus lihtsalt Eestis on imeline loodus ja teil on tehtud kõik nii lihtsaks lihtsalt minna ja nautida seda kõike, et üle 200 diskipargi. Halloo! Millest me räägime? Sandra, suur aitäh sulle tulemast ja ma loodan, et see pure, mille sa enda valdusesse nüüd haarasid, näeb see aasta ja ka tulevatel aastatel lennutunde. Ja viinda metsa jalutama kindlasti. Väga hea ja aitäh ka teile kõikidele kuulajatele, et te olete meiega. Kui te veel ei ole jõudnud, siis kindlasti minge otsige üles ka Eesti Discgolfi Liidu Facebook ja Instagram. Jälgige, et ei jääks maha sellest rongist, mis nüüd sellel hooajal tulemas on, sest nii palju põnevat juba ainuüksi võistluste kontekstis on sellel hooajal Eestis ees ootamas. Mina tänan, järgmine külaline juba mõne aja pärast siin podcast Tiiaeg stuudios. Seniks aga nautige igat päeva ja näeme rajal. Tšau! Eesti Discgolfi Liidu podcast Tiiaeg.